Peaaegu et märkamatult oleme me jõudnud tänase konverentsi esimese osa viimase väärika ettekandeni ja selle teeb Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi võrdleva sotsioloogia sihtrahastusega professor Marge Unt, kes räägib meile teemal eluteed võrdlevas vaates. Aitäh! Austatud Teaduste Akadeemia president, austatud akadeemikud, kallid kolleegid, head kuulajad. Minu ettekanne on 3 osast. Esmalt pisandan lühidalt oma tausta ja tegevused ja seejärel toon 3 näidet sotsioloogia uurimisvaldkondadest ja kuidas ma neisse panustanud olen ja lõpetan panusega Teaduste Akadeemiasse, nagu meid paluti. Aga tulles tausta juurde, siis minu akadeemiline pesa on Tallinna Ülikoolis, rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses, aga kust ma olen tulnud, et mina olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, aga ma olen ka joonud Tartu Ülikooli piima selles mõttes, et ma veetsin 1 aasta Tartu Ülikoolis ja läbisin sellega põhierelamahus sotsioloogia aineid 96. aastal. Ja pärast seda siirdusin Lancasterisse, see oli Kesk-Euroopa ülikoolis, kus sain Lancasteri kraadi ja kaitsesin doktorikraadi Tallinna Ülikoolis. Minu akadeemiline ema on Ellu Saar ja minu akadeemiline isa on Mikko Lagerspets. Ja hetkel, mis minu töölaual on või mis mulle oluline on, et ma vean eest 4 suurt uurimisprojekti. Üks nendest on personaalmeditsiini tippkeskus, kus ma olen Tallinna Ülikooli poolne juht ja 3 Horisondi projektis olen Eesti-poolse uurimisrühma juht ja täidan tööpaketi juhi ülesandeid. Seal on koostöös 22 erinevat ülikooli, näiteks Lausanne, Oxford, Trinity College, kellega koos me siis analüüsime noorte haridusteid, tööturgu, ebavõrdsusi üle elukaare. Olen üle 10 aasta panustanud siis OSKA nõunikuna, mis tegeleb töövõi ja oskuste prognoosiga, mis ma arvan on nii metodoloogiliselt kui ka sellest, et kuidas siis luua see side poliitikakujundusse väga ainulaadne ka Euroopa mastaabis. Pean väga oluliseks eetikateemasid ja ka seda võimalust, et kuuluda infotehnoloogilise mobiilsusobservatooriumi nõukokku, kus siis on ka 2 teise tippkeskuse liikmed selles 5-liikmelises nõukogus, nii energiatõhususe kui ka heaolukeskuse siis teadlased, et koos arendada longituudseid andmebaase kasutades meie registriandmeid, sest see empiirilise sotsioloogia alus on head andmed. Ja panustan ka sotsioloogia õppesse kõikidel astmetel, et mul on väga oluline, et ma õpetan ka bakalaureuse tasemel, magistri doktori tasemel ja just oma doktorandiga salvestame ka 7. klassile vaesuse e-loengut näiteks. Aga nüüd tulles siis sisulise temaatika juurde, sotsioloogia vaatleb inimeste hoiakuid, tegevusi, otsuseid seoses ühiskondlike protsessidega. Et see, kuhu minu valdkond võib-olla kõige rohkem asetuks võiks kanda nime elude uuringud, siin on teie ees elude kuubik, mis siis vaatleb 3 tasandit või 3 mõõdet ruumis, et 9 on eluvaldkonnad, siis inimese puhul näiteks pere, töö, haridus, teed ja need on alati seotud ka siis inimese välise kontekstiga. On nad siis kogukonnad, nagu Merike rääkis, või siis töökohad või siis ka siis ühiskonna tasandil struktuursed tegurid, institutsioonid, normid. Ja kõik need on muutuvas ajas. Ja just nende 3 mõõtme koosmõjusid olengi püüdnud oma uuringutes siis ka lahti mõtestada, et nendest on need küsimused tõukunud. Ja see esimene näide siis elukaares hüppaksin noorte ja tööturu juurde, kus
on mulle väga huvi pakkunud just mitte ainult töötuse põhjused, aga ka töötuse tagajärjed laiemalt erinevatele eluvaldkondadele. Siin on näitena toodud heaolu ja tervis. Ja kui me vaatame Euroopa pildis, siis me näeme, et töötute noorte nii hinnangud heaolule kui ka tervisele on madalamad kui töötavatel noortel. Aga see lõhe heaolu ja tervise vahel töötutel ja töötavatel noortel on riigiti väga erinev. Ja samuti on noortele väga oluline tajutud töökindlus. See on olulisem kui see objektiivne näitaja, kas on tegemist püsiva või siis ajutise tööga. Nii et me saame öelda, et noorte seisukohalt on endiselt väga oluline töö olemasolu kui selline, selle prognoositavus ja see seostub selle tundega, et ma kontrollin oma elu ja ma julgen teha ka neid plaane oma tulevikuks. Minu jaoks on väga põnev olnud ka see, et kuidas ühe indiviidi puudutavad elusündmused mõjutavad tema lähedasi ja oma kolleegidega me olemegi ka vaadanud seda, et näiteks kuidas töö kaotamise tervise mõjud ulatuvad kaugemale töötutest noortest endist. Ja tõepoolest, kui me vaatame Euroopa suurt pilti, siis töötute noorte partnerid ka kannatavad, nende tervisenäitajad on halvemad, kui me kontrollime ka baastaset. Ja raha, kui me püüame mehhanisme vaadata, siis raha ei selgita siin kõike, ta selgitab olulise osa, aga et selles on veel asju peidus. Ja kui me tuleme siis selle lõhe selgitamise vahel, et miks siis osades riikides, kui noored jäävad töötuks, siis nende heaolu ja tervis kukub oluliselt enam kui mõnes teises riigis ja püüame leida vastuseid siis poliitikate vahendava mõju suhtes, siis me kolleegidega tegime süsteemse analüüsi, kus me vaatasime siis erinevaid poliitikaid, aga ka ühiskonna ebavõrdsust ja norme, et kuidas need siis kas suurendavad või vähendavad seda mõju. Ja siin on väike kokkuvõtlik tabel ainult tööturupoliitikatest ja hariduspoliitikatest, et me näeme näiteks, et kulutused siis töötute abirahadele aitavad kaasa sellele, et see heaolu langus ei oleks nii suur, aga huvitaval moel on just vastupidi, et kui siis kulutused tõusevad riikides aktiivsetele tööturumeetmetele, siis see lõhe suureneb. Ja hariduse puhul on väga oluline vahendav mõju just sellele, et kuivõrd paindlik või kuivõrd selline võimalusi pakkuv on haridussüsteem, näiteks kõrgharidusele juurdepääsu suurenemine vähendab siis töötuse mõju nii heaolule kui tervisele. Aga siin kokkuvõttes, et kuigi me analüüsis peame võtma nagu tükkhaaval, aga see kogu selle asja mõte on siiski laiem, et me suudaks kokku panna selle suure pildi ja näha, et poliitikate mõjud on mitmesugused ja selle pinnalt nagu mõelda siis edasi, et mis on see optimaalne tasakaal. Et üks asi on see, et kuidas me saame noored tagasi tööturule, aga samal ajal ka vaadata, et kuidas ka muud need kahjustavad mõjud võiksid olla minimaalsed. Kui nüüd teha üks vaade tulevikku, kus me oleme panustanud, siis oleme minu juhitud XEP-projektis, mis vaatas noorte tõrjutust, kus meil oli 9 erinevat ülikooli 8 Euroopa riigist, siis me analüüsisime Euroopa pensionisüsteeme ja tõepoolest seal on tugevnev pingeväli selle vahel, et meil töö on järjest globaalsem. Me tänagi kuulsime ka meie akadeemikute hulgas, küllap see on järjest enam nii, aga sotsiaalkaitsesüsteemid on veel siiski väga tugevalt riigipõhised, et see tugev pingeväli on seal olemas ja see, kuidas tänased noored, millised on nende väljavaated pikas vaates, see oleneb juba täna kehtivatest süsteemidest ja seda me püüdsimegi lahti harutada ja need tulemused said ka väga palju vastukaja, nii et ma esinesin nii Euroopa Parlamendis kui ka 28 siis noorte ministrite nõukogu kohtumisel, kui ka seeläbi saime kokku väikses ringis 2 peadirektoraadi esindajatega nii DJ Employmentist kui ka teisest peadirektoraadist, mis toob kokku noored, haridus ja
kultuuri ja spordi, et arutada neid tulemusi ja et me saaksime panustada, sest tollel hetkel oli just käimas noorte strateegia väljatöötamine, mis on praeguseks vastu võetud, et me sattusime sellesse tõusulainesse, et sinna kaasa aidata. Ja üks osa sellest konkreetselt selle projekti tulemustest on kokku võetud selles raamatus. Aga ma tahtsin väga põgusalt ka 12 valdkonda nii-öelda markeerida, millega ma olen tegelenud. Üks nendest on hiliskarjäär, mida ma olen analüüsinud nii Eestis kui ka töötades Southamptoni vananemisinstituudis. Et siin on keskseks teemaks ka see tervis ja need mõlemate trajektoorid, et kuidas nii tervise kui töö trajektoor omavahel suhestuvad. Me näeme näiteks, et Eestis või Baltikumis üldiselt ja Põhjamaades on tööde pikenenud, meil on väike lõhe meeste ja naiste vahel, et me selles mõttes oleme väga eesrindlikud, aga kui me vaatame, kuidas meil on tervisega lood, siis kahjuks on just Eesti puhul seal selged probleemkohad olemas. Ja ka siin see institutsioonid kui hiliskarjääride varjatud kujundajad on need, mida me oleme püüdnud lahti mõtestada. Et ühtepidi madalad pensionimäärad, mida me näeme ka Eesti puhul, sunnivad inimesi kauem töötama, aga elukestev õpe jälle toetab inimeste pikemat tööd märksa positiivsemalt. Ja aktiivsed tööturumeetmed on just naiste tööhõivele head ka kriisiolukordadest ülesaamisel, kui tugevalt reguleeritud tööturg just annab eeliseid meestele. Ja kui ma korraks vaatan ette, et millest ma unistan või kuhu ma tahaksin veel panustada, siis ma tahaksin väga Eesti registriandmete põhjalt analüüsida seda, et kuidas vanemlus seostub siis tööturu ebavõrdsustega ja liikuda edasi sellest indiviidipõhisest nägemusest, kus me vaatame ainult ühte inimest. Et me kolleegidega analüüsisime ka Eestis siis pikaajalist emaduslõivu, et see on kuskil 1/3 7 aastat peale esimese lapse sündi, kui me kasutame Kleveni metodoloogiat. Aga palju põnevam oleks kokku panna siis peresiseselt need hooldus- ja töötee otsused ja kuidas need seostuvad nii hilisema tööturu ebavõrdsusega kui ka pere heaoluga, näiteks siis lahutusmäärade ja laste haridusteega. Ja tulles viimase juurde panus Teaduste Akadeemiasse, et lugesin minagi põhjalikult põhikirja ja teisi dokumente ja näen, et olen väga rõõmuga kaasa töötamas hariduskomisjonis, nähes selle tausta, millega ma igapäevaselt tegelen ja loomulikult naisakadeemikute kogusse ja endiselt panustada ebavõrdsuse ja tööturuvaldkondade teaduspõhisesse diskussiooni ühiskonnas ja annan selgelt aru, et juhul kui ma osutuks valituks, siis see kohustus on väga tugevalt ka Eesti keskkonna peal, et mitte ja et see meie Eesti keskkonnas aset leiaks. Ja samuti teadmispõhise mõtlemise populariseerimine noorte seas, et näiteks mu enda noorem tütar, kes veel ei ole kõrgharidusvalikut teinud, see seisab tal ees, ta käis Teaduste Akadeemias, kuulas Krista Fischeri loengut ja see tõesti mõjutas teda, et me peame nagu mõtlema tõesti neid väikseid viise, kuidas ka mõjutada ühiskonda. Aga kõige laiemalt loomulikult ma näen selle panusena sotsioloogia valdkonna esindamist. Suur tänu! Nii, suur tänu ja meil on nüüd aega küsimusteks. Jah, mul on imelik küsimus, ma arvan. Ma küsin, et milline on teie suhtumine kodaniku palga kontseptsiooni? Kuna te olete uurinud seda väga huvitavate nurkade alt, et mis te arvate sellest? See on tõesti väga põnev nagu teema. Ma pean tunnistama, et nagu ma ütlesin, et need minu küsimused tulevad nendest 3 dimensioonist. Ja kui nüüd vastata sellele küsimusele, siis see ajadimensioon minu isikliku poole puhul on olnud tugev. Ma olin väga tugev kodanikupalga pooldaja. Aga nüüd ma nagu näen seda, et kindlasti on seal häid elemente, aga mis on väga oluline, on see motivatsiooni pool. Et mind kutsuti ka nõustama Katari just sellel samal teemal, millega nad seisavad silmitsi, et kui on võimalik noortel mitte midagi teha, siis nad ka teevad mitte midagit.
ja ma näen, et seda tuleb hoida nagu taustal, et me ühtepidi, kui me näeme Eestis, et meil ka absoluutne vaesus on ju tõusnud, et meil on 44 000 inimest, kes on absoluutses vaesuses, mis kindlasti piirab nagu võimekust normaalset elu nagu elada ja nende laste võimekusi, eriti kuna seal on palju üksikvanemaid. Et me kindlasti peame nagu selliste teemadega tegelema, aga et see ei ole nii lihtne, see on väga paradoksaalne valdkond. Ja mul üks selline keeruline küsimus, mida ma oleks tahtnud või võinud kõigilt kolmelt küsida, aga ma küsin, kuna sa oled viimane sinu käest, et ühest küljest mulle tundub, et Eestis on tõesti sotsioloogia teinud läbi väga kiire arengu ja meil on järjest rohkem teaduspõhiseid teadmisi ühiskonna toimimisest, sealhulgas just Eesti ühiskonna toimimisest. Aga teiselt poolt ma ei ole üldse kindel, kas kõik need teadmised jõuavad ka, ütleme, Eesti sotsiaalpoliitikasse ja kuidas sa julged üldistada, et kuidas meil seis on, et kas meie Sotsiaalministeerium konkreetselt on omaks võtnud kõiki neid analüüse, soovitusi, raporteid või pigem tundub, et seal on mingisugune nagu tupik, et see informatsioon ei jõua otsustajateni ja sellist teadus- või tõenduspõhist sotsiaalpoliitikat on Eestis liiga vähe? No esimene mõte, mis mul selle peale tuleb, on see, et asjad ei ole lineaarsed. et selles mõttes see teadmine kindlasti jõuab, aga lõpuks on ikkagi ka see poliitiline tasand väga oluline, et mis konteksti ta satub. Et kui see projekt, mida mina juhtisin, Accept projekt, siis lihtsalt ma ise ka nägin, et oli tõusulaine, et Euroopas tehti noorte strateegiat, sisendit oli vaja ja see elude vaade nii palju lisas juurde, et nad lihtsalt ei olnud nagu pannud kokku, et DG Employment, DG Youth võiksid teha koostööd, et mõelda koos, et tõepoolest see, mis on täna, et see mõjutab seda, mis on tükk aja pärast ja kui me räägime noorte strateegiast, oleks hea mõelda ka nende pensionipõlvel, et see oli midagi, kus me tõesti saime anda nagu uut sisendit. Eesti puhul, no ma viimati ka panustasin selles samasse väga diskussiooni tekitanud perepoliitika temaatikasse. Et tõepoolest, lõpuks on see, et sa annad selle teadmise, sa püüad panustada diskussiooni, aga on veel võimutasandeid, kus ongi nii. Aga kas ei ole ka päeva lõpus taaskord väärtusküsimus, et sotsioloogid võivad ju leida jõuda erinevatele järeldustele ja tulemustele oma uuringutega, kuid päeva lõpus nende rakendamine on ju väärtusküsimus, millist Eestit me tahame, eks ole, et selles mõttes kõik need tulemused ei jõua võib-olla sellepärast rakendusse, et lihtsalt poliitiline huvi ei ole selline, et selles suunas liikuda. Ja, et ma arvan, et see ongi, aga et samas ikkagi see, et me näeme nagu laiemalt, et mis on mingite muutuste kohesed, keskpikad ja pikad mõjud on väga oluline, et kui me mõtleme meie pensionisüsteemi ja nende muudatuste peale, mis me 2021 tegime, et minu arust selle taga nagu eksperti nõu ei olnud ja see tugev vastuseis kahjuks jäi nagu kuulmata ja kahjuks me peame ühiskonnana seda hinda maksma ja seda on vaja nagu välja tuua ja neid lahendusi siis otsida. Aitäh huvitava ettekande eest. Mõned arvavad, et 60-aastaselt peab pensionile minema, et selle mõtles välja Otto von Bismarck. Siis kui meeste keskmine eluiga oli tõenäoliselt kuskil umbes 40 aastat. Ja Teaduste Akadeemia on selles suhtes väga eesrindlik kasutus, et siin pensioniiga ei ole. Siin saab olla ametis kuni päris selle lõpuni. Ja mu küsimus on see, et kas Eestis ei peaks tegelikult pensioniiga tõstma 70-ni? Skandinaavias on nüüd arvutatud, et kui tõsta see 65 või 67-lt 70-le, siis see lahendab päris palju majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme. Mida teie arvate sellest? Meil on hetkel 65, meil on seotud elueaga, oodatava elueaga ja on arvestatud sellega, et hakkab tõusma pensioniiga, nii et mina arvatavasti, minu põlvkond juba saab 68, 69, minust veidi nooremad saavadki 70-aastaselt umbes, kui meil jätkub nagu praegused protsessid. Mis see laias laastus ongi nii, aga mis on selle nagu üks kitsaskoht, on see sama, mida me oleme vaadanud, et meie tervise näitajad
on väga ebavõrdsed ühiskonnas. Et kuidas me loome neid paindlikke võimalusi, sest kui keskmiselt arvutatakse, et me võiksime minna pensionini niimoodi, et meil on jäänud 20 aastat elada, siis kahjuks kõigil ei ole jäänud elada. Et kindlasti teie siin esindate seda osa, kes Eestis elab väga-väga pikalt, et väga kergelt eelispimedus nagu tabab seda mõeldes, et see ongi oluline nagu mõelda niimoodi, et see oleks nagu kaasav ja võimeline teistele, et ühtedelt nõuda ja teistelt nõuda, aga mõlemalt nõuda võimetele vastavalt. Aga jah. Aga suur tänu ja paraku me oleme sunnitud esimese osa lõpetama. Ma tänan ja ma tänan kõiki kuulajaid ja ma võib-olla lõpetaksin väikese teatega selles osas, et meil tõesti on nüüd järgmine sirutuspaus ja palun kõigil tagasi olla saalis täpselt 14.04, sest 14.05 jätkuvad akadeemikukandidaatide ettekanded tehisaru valdkonnas. Suur... Ja, just.